Kui mu mälu mind ei peta ja arvepidamine õige on, siis täna on 10. Majade ajast saade ehk 10. arhitektuurisaade Tallinna Televisiooni eetris. Selle saate pühendame otsast otsani arhitekt Vilen Künnapuule. Avati ju ka tema näitus Eesti Arhitektuurimuuseumis ja saame teada täpsemalt, mis mees see Vilen Künnapuu on. Meie tänase saate võiks öelda kangelane Vilen Künnapuu. Sellest näitusest jääb veidi segane mulje, kas tegu on arhitekti, kunstniku, mingite sügavate jõudude tunnetaja. Kes te olete, Vilen Künnapuu? No selle näituse nagu võib-olla mõte oligi, et minul oli niisugune nagu unistus nagu taastada kunagi ammu olnud selline arhitekti kuvand. Ütleme kas või vanasti renessansi ajal, mis me teame, Michelangelo oli arhitekt, oli maalija, oli skulptor, eks ole, Leonardo da Vinci oli samamoodi maalija, skulptor, arhitekt, leiutaja, filosoof, eks ole. Et see ei ole ainult renessansi ajal, aga see on olnud ka praktiliselt kuni Bauhausini välja, ka ütleme näited tuua, prerahvaliidid, eks ole, William Morris, kunstnikud, kõik ja kunst oli nagu ka täpselt arhitektuuri nagu osa. Ja see oli kõik kuidagi nii harmooniline, aga mingil ajal see asi nagu lagunes ära, et hakkasid kõik oma ette olema. Kunstnik hakkas mingisugust seal pissuaare seal nii-öelda kulutama kunstiteoseks ja kontseptualismiga tegelema ja ta arhitekt viskas ta välja. See kirjutas ju lausa artiklis loos, et ornament ja kuritegu, eks ole. Kõik skulptuurid maja pealt minema ja siis need vaesed kunstnikud jäidki üksiga, et oma ette ja siiamaani, eks ole. Need tihtipeale ei tea, mida teha, eks ole. Aga mina nagu tahaks seda taastada, seda vana olukorda ja mulle see endale ma tunnen, et ma olen hingelt, olengi mõlemat, et ma olen, kui ma teen maja, siis ma nagu tunnen, et ma olen maalikunstnik. Just, et ma nagu mingitest paleti peal on mul mingid liftid ja mingid trepid ja samas käigud ja kui ma jälle maalin või joonistan, siis ma olen nagu arhitekt, siis ma tahan jälle mingid perspektiive ja ruume ja kuidagi, et mulle see meeldib, et mulle meeldib olla ehituskunstnik. See kõlab täpselt õigesti arhitekti kohta, ehituskunstnik. Aga alguses oli ju ikkagi erki ja arhitektuur ja korralik arhitektitöö. No aga meie ajal oli ju ka, siis oli, sattusin sellise seltskonda, kus me olime kõik niisugused, meile kursusel olid, eks ole, seal Loover ja Eljand ja Leo Laapin, kõik olid sellised kunstniku moodi tegelased ja hiljem tulid, eks ole, disaini õppima Toltse Keskküla. Siis olid seal arhitektuuri, tulid Jüri Okas, eks ole, Jaan Ollik, kõik olid üksed, me tekkis mingi kunstnik arhitekti niisugune, kuidas öelda, niisugune kamp, et me tegime oma näitusi ja oma seal lausa mingid neid happeninge ja igasuguseid seal Okas tegi filme juba seal ja veel midagi ja nii, et kuidagi see niimoodi oli, et ega ma ei olnud üksinda selline, siis see oli nagu kombeks ja hiljem, kui vaadata, meie paremad maalijad on paljud arhitektiharidusega. Elken on, eks ole, Kurvits, Muru, ma nii ruttu tule meelde, minu arust Ole peaks olema vist disainer, eks ole. Aga ikkagi mitte et kuidagi moodi, et see, et ma hakkasin võib-olla nüüd, ja ma olen kunsti ka teinud ikkagi ka varasemast ajast ja kirjutanud kunstist aga võib-olla nüüd sellisel kujul, nagu praegu siin on, maalin seda, ma olen nüüd tõesti hakanud alles 1-3-4 aastat niimoodi. Aga ennem seda maalimise perioodi muutus natuke ka teie majade arhitektuurne ilme. Mis tekkis järsku 2000-ndatel? Ega ikkagi mingid elus muutused toimuvad ja see nii või naa siis loomingus ka kajastub ja mingisugune, mingisugused, eks ole, kuidas öelda, siis mingid kriisid ja siis nende lahenemised ja ütleme seal
kuskil 99 ja ka natuke edasi, siis oli niisugune raskem aeg ja siis ma nagu noh, ma pidin oma boheemlase elus nagu lõpparve tegema, et mul enam ei sobinud see, mul oli kõik hakkas tervisele ja igatepidi ja siis ma tulid need vaimsed teemad ja siis ma kuidagi nagu sain ma välja nendest igasugustest meelemürkidest ja alkoholist ja päris ammu juba, eks ole. Ja see on oma 15-16 aastat. Ja just ja siis hakkas ja siis oli mingil hetkel ma mõtlesin, et ma ei taha arhituuriga, ma taha midagi kunstis, siis ma tegelesin, lugesin need vaimsed raamatuid ja reisisin seal ka ringi seal igast Nepaalis ja kus me käisime ja Indias ja siis olid need indiaani laagrid muidugi siin meil Eestis, noh, nendes ma käisin väga kaua, iga suvi ja seal ma palju õppisin nendelt ka niisugust. Ja seal muidugi, sealt ma sain sellest niisugusest, noh, niisugusest intellektuaali sellisest värgist välja, et ma sain nagu vabaks, et ma ei oska seletada, aga kuidagi moodi, nüüd mingid muudatused olid ja lõpuks seda energiat vabanes päris palju, eks ole, ja eks see siis kuskile ta peab minema, siis sublimeerub siis ka kunsti ja arhituuris ka muidugi tulid. Ma hakkasin nagu idamaades nagu avasin, ma tunnetan neid stupasid, eks ole, ma nagu hakkasin nägema neid kui energiatorne ja kuidagi sealt hakkas see asi pihta nagu. Kas Eestis on ka olnud niisugusi selliseid energia püüdvaid rajatisi? Neid on igal pool isegi, neid on ega siis lõpuks mul hakkas seal idas läks käima ja ma hakkasin seda stuupat, nüüd ma vaatan iga kirikutorn on omamoodi stuupa, eks ole, vahet pole ju. Et need vanad need Eesti maakirikud, need on need igavesti ägedad asjad. Need on just, seal on juba kuskil Muhu kirikus või kuskil on mingisugused maagilised märgid laes ja me olemegi niisugused, poolenisti paganad ja samas mulle selline Kristus meeldibki, et ma olen selline vaba ja ma tean oma asja ka ja muuseas need indiaanlased, kes siin käisid, need olid ju ka tegelikult, see on see Native American Church, et nemad olid ka nagu niisugused kristlikud indiaanlased, see oli nii huvitav, kuidas oli põimunud siis indiaani vanad uskumused ja Kristus ja see on kõik võimalik, et see ei ole üldse, minu meelest see annabki asjale, kuidas öelda, niisugune loova elemendi ka, jah. Arhitekte nimepidi teatakse jube vähe. Te olete üks nendest, keda teatakse nimepidi ja siis olenevalt inimesest öeldakse, kas Tartu Tigutorn, kas Tallinna 3 tornimaja, siis Sinine elevant, aga kõik see on tornidega ikkagi seotud. Kas teil on mõni maja ilma tornitega? Jah, eks me oleme need suuri asju koos Ain Padrikuga teinud ja Viru keskus, eks ole, seal, ma ei tea, kas seal on torn, seal on Jumala kuju, see Jumalanna, eks ole. Ja mingid väiksed tornid seal ikka on sees ja et torn on ikkagi üks sensitiiv ütles hiljuti mulle, et see Lille Lindmäe, et isegi kui voodil on mingi üks asi püsti, siis on seal palju parem magada, et kui see on ainult plaat, et siis seal on uni ei tule, aga kui sul on kas või mingisugune, ma ei oska öelda, mingisugune ehitis seal või mingisugune, ma ei tea, mingi padikas või püsti kuskil taga, et see, et peab olema midagi vertikaalset, et see paneb asjad liikuma. Kas see on loomingus, kas teil on kodus endal ka või kas seda saab lahutada või on nii kodu, oma maja ja looming, mida te teete kellelegi teisele ehk tellimustööd? Ei, oma maja kuskil on siin väljas ka, see meie Viimsi maja, seal ei ole otseselt mingit torni, aga seal on need samased objektid on mul seal ikkagi, skulptuurid, eks ole. Ja ega siis ei pea alati torn olema. Teadsi, kui sa mõtestad selle ruumi kuidagi moodi ja vaatad, mis ta on, seal võib olla siis ka mingi kuldlõikel põhinev mingisugune plaanis, mingi sümbol või mingi kuidagi moodi ta korrastab, sest ega liiga, mõned ju teevad ka neid püramiidmaju ja
oht on, kui sa liiga elad sellise asja sees oma igapäevase eluga, et siis see võib hakata natukene nii-öelda võib-olla isegi ei mõju hästi. Sest mina kujutan üldse ette, et nii nagu ongi linnas on kirikud ja on tavaline, ma ei tea, elumajad ja poed ja siis tuleb jälle mingi pühakoda, eks ole, veel midagi ja mingisugune surnuaed või midagi niisugused, et see sakraalsus ei pea olema igal sammul, et see on jälle vahepeal niisugune plasma ja terve elu peakski ka nii olema, et samas ega ma ise elan ka, kui mingil hetkel ma olen küll selline, kuidas öelda, niisugune panen käed kokku, aga siis kuskil ma enam ei pane kokku. Kuskil ma olen inimene, kuskil ma teen vigu ja ma võin kõike teha ja siis ma jälle vaatan, mis siis juhtunud on ja linn on samamoodi nagu ka elav organism, et siin peaks kõik olema. Ei saa öelda, et oi, et näed, et mingi maja on nüüd ehitatud, et ei olegi nii. Ei tea, et mingisugune uuele majale, et ta ei olegi nagu pühakoda, ta ei peagi olema. Seda ei saa nõuda, elumaja käest ei saa nõuda, et ta pühakoda või mingi, ma ei oska öelda, seal mingi linnakeskus, seal kuskil kaubanduskeskus või midagi muud. Et iga asja jaoks oma koht ja aeg. Kumba linna olete te rohkem projekteerinud, kas Tallinnasse või Tartusse? Meil on vedanud ikka, me oleme Tallinnasse palju teinud. Et Tallinnasse oleme tõesti, mina tegin juba noorena siia ühte teist ja siis ja siiamaani. Kui lihtne on arhitektil saada sellist tellijat, kes on nõus tema ideedega kaasa minema? Kuna mul on kuulsus ka natuke niisugune, et ma ei ole võib-olla päris niisugune mainstreami või need teen kõike, eks ole, et ikkagi mõned tahavadki, et tulevad seesama nõndanimetatud elemendimaja. Et teegi midagi hästi huvitavat ja et kohe tee nii, et oleks. Ja siis Villu peab nii tegema, et me ei tohi teda segada, me ei tohi midagi seal muuta, et muidu kaob see jõud ära, eks ole. Ja selliseid ei ole nii palju olnud, on veel mõned võib-olla siin kuskil, üks oli mul Merivälja seal alguses üks ka, kus üks mingi sinine kuubik lendas üleval seal ja need ütlesid küll, et tee nii, et oleks teda. Aga mõned muidugi hakkavad natuke niimoodi neid tiibu natuke kärpima. Aga milline tegija te olete, et kas siis pahandate ja ütlete, et ei teegi? Eks ma natuke ikka pahandan, aga samas ma siis jälle saan sellest üle. Ja lõpuks on võib-olla sellest märkusest kasu isegi, siis ma teen natuke ümber ja sätin ja võib-olla täitsa uue isegi ja et see käib asja juurde, ega see ongi amet. Hea arhitekt ongi ikkagi, ta on niisugune kompromissikunstnik ka. Minu partner muuseas Ain Padrik, see on eriti valdab seda, ta on nii rahulik ja oskab seda. Tänu temal on need suured asjad kõik tulnud ka meil, et ma lähen vahel emotsionaalseks, et mis asja, aga siis jällegi vaatame uuesti, teeme ringi ja see käib asja juurde. Kuidas need niisugused kahe arhitekti bürood on, et kas see kõrvalt vaadates näete, et teised on ka enam-vähem samasugused, et hästi erinevad inimesed, aga saavad koostöös hästi hakkama? No võtta, aga Artur ongi nii lai ala, et seal peabki erinevad olema, et üks oskab ühte asja paremini, teine oskab teist, ega keegi pole jumal. Ja see asi kokku on ikkagi vajalik. Kui palju te praegu noortega suhtlete, noori õpetate? Ja, päris palju. Mul on siin näitusel ka väljas need üliõpilaste töid on, et just ma õpetan TTÜ-s, õpetan kompositsiooni noortele arhitektidele ja Arturi Urbanistika instituudis. Ja seal me just ka tegeleme selliste kahemõõtmeliste niisuguste mandalasüsteemidega ja ruut ja ring ja kolmnurk ja siis hiljem läheme ruumiliseks, siis juba proovime niisugust, ma nimetan neid tornideks siis, et ütleme niisugune. Aga seal on veidi ka seda sama asja sees, mida ma ise teen, aga on mänguliselt. Ja nii, et mulle meeldib selline õpetamine ja see on jälle nende käest, ma saan ka midagi, nemad saad minu käest ja nii, et noortega on tore ja büroos on mul kogu aeg ikkagi noori, tulevad kohe sealt, praegu on EKA-st 2 tüdrukut ja need on nii hakkamas ja nii vahvad ja nii ja siin see üks neist aitas mul seda näitust teha ja koostada seda raamatut ja Pauliina Pähn. Ja nii, et täitsa vahva, nendega on tore. Mis teema see 4-päevase joonistamisega?
maalimisega? No vot, siin on jah, nüüd, eks ole, mul näitusel on siis need nagu maalid, palju on just Artuuri maale, aga need kuidagi toetuvad või saavad toitu sellistest väikestest eskiisidest, mis me neljapäeviti teeme, krokiid. Noh, vahel me joonistame lihtsalt kergelt, kas akvarellina seda niimoodi või, aga vahel mulle meeldib teha ka niisugust kohe maalina, niisugune hästi kiire 45-minutiline maal, siis on vaheaeg, siis tuleb teine veel. Mul on need siin väljas ka näitusel. Ja see muidugi, see on väga huvitav, et see seal kuidagi hästi kiiresti, noh, teistega koos ja kuidagi tekib mingi huvitav energia ja sealt tekivad mingid uued värvisüsteemid ja uued asjad, neid ma saan kasutada hiljem juba oma suuremate kompositsioonide juures. Ja see on, võt, kui me olime pojaga, Augustiga olime Indias, siis me kohtasime ühte kunstnikku, ühte India kunstnikku ja tema õpetas meile, et meditatsiooni asemel võib joonistada, et ta joonistab 10 sellist, noh, väikest joonistust päevas ja see ongi niisugune meditatsiooni asemel. Ja mul on ka siin palju selliseid väikseid joonistusi ja see on tõesti, kui sa teed ühe hea joonistuse, sa nagu lähed, nagu sa lõikad oma selle, mis ta on, need uitmõtted või see sisedialoog, mis kogu aeg käib, lõikad läbi. Ja järsku vaatad, ohoh, nii on olla. Et selles mõttes need neljapäevased joonistamised on väga toredad asjad. Soovitan kõigile minna neljapäeviti akti joonistama. See näitus on ka veidi teistmoodi kujundatud kui tavaline näitus, et mis siit näituselt leida võib? Siin on, eks ole, natuke arhitektuuri, valmis ehitised, projektid, siis on joonistused, kollaažid, siis on akvarellid, siis on maalid, väiksed maalid, suured maalid, siis on majade maketid, siis on sellised need skulptuuri moodi nagu installatsioonid ja nii, et see kõik kokku ja on siis Jürgen Kostniku film veel, eks ole, uus raamat on väljas meil just selle nagu kataloog. See kõik kokku moodustab ühe niisuguse. No siin on natuke kirjandust isegi veidi, kui on intervjuu ja nii, et see on selles mõttes ta on ikkagi, ma ei tea, et oleks sellist näitust väga tehtud. Üldsegi, et P. Corbusier, tema oli maalija, tema oli arhitekt, veel on mõned, neid on väga vähe, kes on viimasel ajal niisugused olnud. No Eestis on rohkem isegi, kunstikarhitekt on rohkem, nagu ma enne ütlesin ka. Nagu üks suur stuupa on keskel elemendimajast ja siis lähevad üks kiired laiali, ta on nagu mingisugune, isegi kokku on üks suur mingisugune energia seadeldis ja selle küljes on siin objektid ja see telje järgi vaatamine, kui sa uksest tuled, siis on kohe see lill, see stuupa, siis skulptuurid siin vahel, eks ole, ja siis eemal on see film, kõik projekteerub ühte ja siis ülevalt tuleb veel see, et talad lähevad laiali ja veel tuleb niisugust päiksevalgust või kuidagi nagu no nii, et see kõik kokku, see sama soolalaorituur ja kõik kokku moodustab mingisuguse ruumilise niisuguse organismi. Ja nüüd viimaseks, nagu ma alustasin intervjuud sellega, et kes on Vilen Künnapuu, kas selle näituse külastaja, kui ta on rahulikult lugenud, vaadanud, mõelnud, saab aru, kes on Vilen Künnapuu? No aga inimene ongi saladus, me ise ka ei tea täpselt, kes me oleme ikkagi niisugused müstilised olendid, et kui ma olen traktorist või ma olen medõde või ma olen arst või, et see on liiga lihtne, et sa töötad sellena, aga kes ma tegelikult olen, see on juba niisugune, see on juba teine teema, et ma nii hästi ka ei tea, ma natuke aiman midagi, aga see läheb juba niisugusesse müstikasse, jätame selle täna nagu, võtame selle võib-olla ära, et aga midagi, pigem, no mulle meeldiks see sõna ehituskunstnik. Vilen Künnapuu eriti oma viimastel aastatel, eriti pärast seda, kui ta enda jaoks maalikunsti avastas, siis ta üritab seda arhitekti staatust kuidagi taamale lükata või et ka seda näitust ette valmistades oli selliseid erinevaid etappe, kus ta ütles, et ei, neid maju ei olegi üldse sinna raamatusse nii palju vaja ja ise arhitektuur, et selle jätab üldse nagu kõrvale ja ma olen meenunud, et kui seda näitust nii-öelda arhitektuuriteadlase seisukohalt vaadata, siis arhitektuur ongi väga kõrvale jäetud. Et siin on paar juhuslikku nii-öelda pinnavaadet ka, aga tegelikult
ütlesin, et on nagu fotod majadest, et sellist arhitektuuriteaduslikku materjali siin näitusel väga palju ei ole. Samas, kui ma vaatan seda, kuidas Künnapuu oma asju loob ja kui ka selle näituse kontekstis ennekõike huvitab see, kuidas erinevad kujundid tal nagu meediumisse valguvad ja kuidas, kust need värvid ikkagi tulevad, siis mulle tundub, et olenemata kogu sellisest vastupanust arhitektiks olemisele, mida Künnapuu justkui sõnastada üritab, siis tegelikult kõik see suubub ikkagi arhitektuuri või et maja on talle nagu tegelikult armas. Kui kerge või raske oli ehituskunstnik Künnapuuga koos näitust teha? Materjal osutas vastupanu. Ütleme, see on nagu selline mitme muutujaga küsimus, et ütleme nii, et kahtlemata ei olnud kerge aga see, et raske on, see ei tähenda, see ei ole nagu halvas tähenduses või et kui ütleme ka minu jaoks see oli ennekõike ka au ja teiselt poolt oli see töö minu jaoks ka selline kummardus meistrile selles mõttes, et kui Tigutorn Tartusse esitati, siis ma seda niimoodi erinevatest linnarulkadest vaadates, sest nagu öeldud, Vileni arhitektuur torkab ju silma, mõtlesin, et kui mul peaks iial tekkima nagu võimalus Künnapuuga nagu tutvuda või nagu kokku puutuda, et siis ma pean teda nagu isiklikult tänama selle maja eest, et mulle nagu tundub, et seda oli nagu väga vaja, et kohe läks paremaks. Et selles mõttes see näitus on minu poolt ka selline sümboolne kummardus meistrile, et see oli ma üritasin läbi selle siis oma tänu väljendada. Teie olete need, kes elavad sinise elevandiga majas. Küsisin arhitekti käest, kuidas on tellijad, et kas lähevad tema mõtetega kaasa? Teie vist läksite kohe kaasa? Oi, me läksime kohe kaasa, et meile väga meeldib Vileni looming. Et tõesti maja on, kui lasta temal nagu lõpuni teha, kõik need tema ideed ja mõtted sellega nagu kaasa minna, et siis lõpptulemus on tõesti väga hea, et tõesti meile väga meeldib seal. Kuidas teile meeldib tüdrukud elada selles majas, kus õue peal on elevant? Hästi meeldib või? Ei meeldi või? Meeldib ikka ju. Meeldib hästi. Aga isale? Ei, ikka meeldib, kuidas ei meeldib. Kui sa tellitud, ikka tuleb meeldida. Kas oli ka mingisuguseid asju, mille juures teie ütlesid, ei, see vist ei ole hea? Ei alguses need värvid tunduvad ikka võõrad, aga kui sa tead, et sellise spetsialistiga on tegu, et siis peab usaldama. Nüüd eelmise saate küsimuse juurde, mis oli, mis aastal kolis Eesti Arhitektuurimuuseum Soolalattu. Vastuseid oli päris palju ja õige vastus oli 1996. aastal. Kes võidab raamatu? Kohe. No kas tuleb nimisi? Teid on üks? Väga. Siukene nimi nagu Tiina Sagur. Väga kena. Tiina Sagur saab kataloogiraamatu kätte Arhitektuurimuuseumi lahtioleku aegadel siinsest infoletist. Aga nüüd, mis veel tähtsam, selle saate küsimus. No näiteks, et kus on siis selle keskse skulptuuri see stupa päris kodu, kus ta siis on siia toodud, millisest majast. Selge. Ja kellel see vastus teada, saatke meilile majadajas@tallinnatv.eu. Niisugune tuligi saade Vilen Künnapuust ja tema loomingust. Järgmises saates on tegu juba uute uudistega arhitektuuri vallas ja kohtume 2 nädala pärast.
Vilen Künnapuu näitus Kunst, arhitektuur, revolutsioon on avatud Eesti Arhitektuurimuuseumis kuni 17. aprillini kolmapäevast pühapäevani.